Nii, väga hea. Tervist, mina olen Ivo Visak. Piret veel mõtleb, kes ta on. Mina olen Ivo Visak, mina olen endine Saaremaa gümnaasiumi koolijuht. Tore on näha siin ka vähemalt kahte saarlast publikus. Ma mõlemalt küsisin, et kuidas nad siia jõudsid lennukiga mõlemad. Ja ma küsisin, kas nad istusid kõrvuti, siis tuli välja, et nad istusid vastastikku. Okei, see selleks. Igatahes ja selles mõttes, et ma kavatsen teha hästi sirget nägu täna. Tegelikult mul on niisugune 2,5 tundi und selja taga. Ma olin nädal aega Stanfordi ülikoolis, meil on koostööprojekt T-hüppel Stanfordi ja Tartu ülikooliga. Ja ma nii-öelda silmad, kui nad tunduvad hästi klaarid ja puhanud, siis see kõik on petlik. Palun, Piret. Tere, mina olen Piret Toppik. Kas mind on kuulda? Ei ole kuulda. Aga teie kõik mees ei kuule mind. Ma saan majandada. Okei, mina olen siis Piret Toppik, T-hüppes õpetajate tugiprogrammi juht ja tegelikult ka töötan Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise akadeemias ja olen haridusjuhtimise õppekava lõppejõud ja juhendaja. Seega ma olen natukene teiega ühes paadis, ehk siis saan kaasa mõelda ja ehitasime ka tegelikult selle ettekande täna siin natukene minu vaatenurgast üles, et mul oli ka mõned asjad järgmiseks semestriks vaja läbi mõelda, et see oli päris hea harjutus minu jaoks. Aga hakkame siis pihta. Tegelikult hästi mõnus see, millega Riin lõpetas, on see, millega meie alustame. Minu jaoks hästi oluline on see, et me mõtleksime läbi, miks me palume lastel midagi teha. Antud kontekstis siis, et mis on õpilasuurimise või siis praktilise töö läbiviimise eesmärk, missugused oskusi õpilased saavad nende tööde käigus arendada ja siis missugused oskused on oluline õpilasel endal arendada ja mida võib siis tehisaru ära teha. Ja siis need 3 peamist küsimust on need, mida ma loodan, et ega siis täna juba vaikselt hakkate mõtlema, lähete oma koolidesse tagasi, räägite oma kolleegidega, ehk siis kindlasti need teemad, nagu Riin ka ütles, et midagi õppimise juures ja õpetamise juures ma peame nüüd hakkama ümber mõtestama võib-olla ja läbi rääkima, et täpsemalt mingisuguse kokkulepet tegema. Ja ma tegin siis, nagu ma ütlesin, ma olen ise magistritööde juhendaja ja ise tegi selle harjutuse oma peas läbi ja hetke pärast saate teie ka kohe teha seda, aga panin kirja siis, mis on minu arvates need magistritöö tegemise eesmärgid. Näiteks, et üliõpilane saab siis näidata erialaseid teadmisi ja analüüsivõimet, on üks asi, ta saab arendada oma uurimisoskusi, ta saab näidata akadeemilist kirjaoskust ja ausust, hästi oluline, panustada valdkonna arendusse, iga tööga tekib mingisugune uus teadmine, täidab mingisugust tühimikku, millega saab siis oma valdkonna arengusse panustada. Valmistada ette erialaseks tööks või siis teadustööks, näiteks tihti on see sild siis doktoriõppesse ja ka minu enda jaoks kõige olulisem on see mõte, mida ma olen ka kedranud peas hästi palju sellest ajast alates, kui tehisaru tuli, et mis mõte siis üldse sellel magistritööl on, kui tegelikult AI teeb päris hästi juba tänaseks hetkeks selle ära. Aga minu arvates nagu üks olulisemaid mõtteid ongi magistritöö kirjutamise juures see, et see on nagu uks teadusesse, ehk siis tudeng saab nagu aru, kuidas teadus töötab ja aitab tõsta seda teaduse usaldust ühiskonnas ka. Et seda vähem on meil siis ka neid inimesi, kes oma otsuseid teadusele tuginevalt ei tee. Ehk siis, kui me tahame, et inimesed oma otsuseid, õpetajad on ju, koolijuhid, haridusministeerium, tugineks teadusele, siis magistritöö on ju väga hea samm selle suunas, et saadaks aru, kuidas teadus üldse sünnib. Aga võtame siis selle esimese näite, ma tegin siis
esimese eesmärgi pealt läbi, et kui meie eesmärk on, et tudeng saaks siis näidata erialaseid teadmisi ja analüüsivõimet, siis miks see on oluline? Et miks üliõpilane peab suutma mõista oma eriala teooriaid ja oskama rakendada neid süvitsi mõnes kindlas uurimisprobleemis? Ja siis siin on erinevaid põhjusi, et me kogu aeg läheme nagu sügavamale ja sügavamale, et magistritasemel õppija peab siis näitama, et ta mõistab mitte ainult mida teooriad ütlevad, vaid et ka miks ja kuidas neid saab kasutada konkreetsete probleemide lahendamiseks. Lisaks see aitab näha seoseid ja tuvastada probleemi ja leida teaduslikult põhjendatud lahendusi. Ja kui üliõpilane mõistab neid teooriaid süvitsi, siis ta saab neid kasutada uuel viisil, testida neid, nende kehtivust, täiendada olemasolevaid teadmisi ja nii edasi. Ja lisaks ta oskab teha analüüse, langetada otsuseid ja põhjendada neid teaduslikult. Ja loomulikult saab ka kasutada uute lahenduste loomiseks, kui sa tead, missugused need baasteooriad on, siis sa saad ka nende pealt uusi lahendusi luua, uuendusi arendada ja poliitikaid kujundada. Nii, aga ma ei olnud varem PGS-is seda osa lugenud, et mis on siis selle õpilasuurimuse ja praktilise töö eesmärk. Ja täiesti ju mõistlik eesmärk, et õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine. Ja need oskused on uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni andmete kogumise ja analüüsimise oskus. Nüüd, minu küsimus teile on, miks see oskus on oluline? Nii, mida on juba teada selle teema kohta näiteks? Väga hästi. Tegelikult siin on mitmeid eesmärke veel. Teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus on jällegi iga oskuse puhul, mis on siin välja toodud, ma saan aru, et PGS-i peab järgima, oma töös õpetajatena, juhendajatena, aga iga selle oskuse juures mina küsin, et miks see oskus on oluline. Ja kui me teame, miks see oskus on oluline, missuguseid alaoskusi laps peab harjutama selle töö käigus, siis see annab meile ka vastuse, et missugustes osades ta tohib ja missugustes osades ta ei peaks tehisaru kasutama. Nüüd, ma annan teile üks veel, jah? Kaks veel, okei, päris palju eesmärke. Väga hea. Nii nagu mina tegin enda magistritööde juhendamise kontekstis selle harjutuse läbi, et seal olid eesmärk, miks magistritööd peaks tegema tudengid, mis on need alaoskused, mida ta võiks nende magistritöö läbimisel harjutada ja hiljem saavutada, et miks need on olulised, ma tegin ise selle läbi. Nüüd ma soovin, et te vaataksite PGS-i nendele eesmärkidele ja oskustele otsa ja oma keskis lauas arutate umbes 5 minutit, et miks on iga see oskus oluline, mis on välja toodud 2025 aastal. Miks on need olulised? Ma annan teile umbes 5 minutit. No nii, hakkame vaikselt seda arutelu kokku tõmbama. Ülimalt kahju tegelikult, ma saan aru, et tegemist on seminariga ja tegelikult sellised arutelud ongi seminari mõte. Aga ma loodan, et kohe hakkan kuulama ka teid, aga ma ikkagi loodan, et sama harjutuse teete ka oma koolis, oma kolleegidega läbi, et kõiki neid oskusi ka mõtestada, kui te just ei ole juba seda jõudnud teha. Aga Katrin on hea abiline ja annab siis mikrofoni, kes soovib natukene avada, et missuguse oskuse te lahti võtsite ja siis oma mõtteid saate meiega jagada. Tere, mina Terje Pärnu Koidula gümnaasiumist. See nüüd on nagu magistritööde õpilastele pigem, aga gümnaasiumi õpilastele on üks samm veel enne seda
on üldse leida ühiskonnas või üldse ümbritsevas probleeme. Sest probleem on selles, et noored loevad väga vähe, vaatavad uudiseid ja üldse igasuguseid saateid või televisiooni vähe. Et kõigepealt me alustame sellega, et me paneme nad üldse otsima meediast teemasid ja probleeme, sest et ise nad neid ei pruugi märgata. Ja siis me hakkame sealt sellest teemast minema sinna step by step. Et see uuritav probleem ja nii edasi, et seda siis teaduslikult ka sõnastada, sest nad kipuvad üldiselt nagu referatiivseks minema. Aga jah, et kõigepealt üldse see lugemus, et sa üldse märkad, mis ühiskonnas või ümbritsevas toimub. Aga kuidas te tajute, et kas tegelikult seda lugemust võiks lasta ka AI-l kuidagi ära teha, tehisintellektil? Mitte. Me tegime sellise tunni, ma lihtsalt toon näite, me alustasime sellest, et koduülesanne oli vaja otsida ERR-ist mingisugune teema, mis huvitab mingi kas kultuur või välispoliitika, poliitika, majandus. Siis nad tulid selle teemaga tundi ja siis AI abil, see oli harjutus, et las AI nüüd saab ju panna ka need uudiste lingid ju, et las nüüd AI siis sõnastab teile, abistab teid uurimisprobleemi sõnastamisel. Lihtsalt selline väike näpuharjutus. Aga see õhin ka, et kui nad alguses seda uudist üldse otsima hakkasid, et on selline asi olemas, ERR, väga lahe. Väga hea. Tahab keegi veel enda näidet jagada? Mis teie arutasite? Jah, me siin arutasime selle 3. punkti üle. Ja tere, Ilmar, olen Miinehärma gümnaasiumist. Ja mina olen küll vähemalt leidnud, et see uurimisküsimuse sõnastamine ja metoodika paika saamine on üks kõige suuremaid väljakutseid õpilastele. Et tihtipeale need esialgsed uurimismõtted on ebarealistlikud. Mulle just hiljuti matemaatikaõpetaja rääkis, et tema juurde täiesti tõsimeeli tuli õpilane, kes tahtis ehitada reaktiivmootorit enda praktilise tööna. Ja siis see lõpuks taandati sellise primitiivse aurumasina peale. Aga no nii on, et vahepeal need ideed on väga lennukad, aga päriselu on päriselu ja nii on. Aga nüüd see uurimisküsimus ja see käis ka siin läbi, et kas siis AI abil võikski jõuda selle lõpliku uurimisküsimuseni, mis lähebki siis uurimistöös kirja. Me leidsime, et pigem mitte, et see on pigem see koht, kus tehisaru kasutada sellise ideede generaatorina, et õpilast suunata mingisugusesse valdkonda, tuua välja sellest valdkonnast mingisuguseid kuumi teemasid nii-öelda, millele võiks täiendavat tähelepanu pöörata, üritada seda teemat natukese kitsendada ja sealt edasi, ja ka siis anda mingeid esmaseid allikaid ja sealt edasi peaks õpilane siis ise hakkama nokitsema. Aga ta saaks ka aidata kaasa selles suunas, et soovitada mingisugust erialasse sobivat metoodikat, mis võiks selle uurimisküsimuse lahendamisel kasuks tulla. Aga siin selles 3. punktis eelkõige just see alguse tegemine oleks tehisintellektiga minu hinnangul mõistlik. Aitäh. Ma võib-olla isegi kommenteeriks seda nagu juurde, et ja see võib-olla nagu kõige, kuna ma ise olen ka olnud ikkagi paar korda olen saanud kanda seda juhendaja uhket tiitlit, siis alati ka koolijuhi vaates tegelikult on mingis mõttes küsimus, eks ole sellele, et kuidas on koolis korraldatud üldse juhendaja töö. Kas juhendaja töö on tasustatud? Sellest hakkab kõigelt pihta. Teine asi on see, et kas juhendajatel on mingi eraldi aeg leitud õpilastega, kas selle peale on mõeldud üldse, et juhendajal oleks mingid konkreetsed hetked, millal tal on mõeldud enda õpilastega mahaistumise aeg plaani sisse. Ka seda on võimalik planeerida, sellepärast et teatavasti, kui koolis jookseb ikkagi uurimispraktiliste tööde kursus, siis ka seda on võimalik kollektiivselt tegelikult planeerida. Ja siin on muidugi lihtsalt see oht, et nende vestluste käigus
missuguse rolli ja kui suure kaalu rolli me anname tegelikult selle siis juhendaja vestlusele, kui palju peab see juhendaja seda aega panema õpilase peale. Et tegelikult üks asi ju, millega tihtipeale otsitakse praegusel hetkel rohtu tehisarule, ongi just nimelt see, et üks ühele vestlust peaks õpilastega rohkem olema. Küsimus on jälle, et kus see aeg tuleb. Ehk siis, kui üks ühele vestlust tõesti saab sisse planeerida, siis kahjuks neid on lihtsalt õppeaasta jooksul jube vähe. Aga neid peab olema. Ja ma arvan, et tegelikult ma olen hästi nõus selle Miinaärma õpetajaga, et ka see sama 3. punkt, just nimelt nende eesmärkide sõnastamine enda juhendajaga. Tehisaru minu meelest ka nii-öelda ideede generaatorina kasutada võib, aga seal just nimelt tõesti, et reaktiivmootori tasandamine 18. sajandisse on võrdlemisi mõistlik, et äkki siis jõuab isegi midagi ära teha. Ja lisaks sellele, et kui need oskused on nagu läbi mõeldud, et miks iga oskus, mida siis uurimis- ja praktilise töö või loovtöö käigus võiks lapsed omandada, on läbi räägitud, siis tegelikult peaks ka lastega need samad asjad läbi rääkima ja see ka tõstab seda tõenäosust, et kui laps teab, mille jaoks on oluline mingite oskuste omandamine, siis ta ka ise on rohkem motiveeritud seda tööd tegema. Ehk siis me tõstame seda väärtust, selle töö olulisust ja suudame võib-olla natuke vähendada seda kulu, mis sellele töö tegemisele lapse silmis kulub. Aga üks mõte veel võib-olla, et Riin ka rõhutas oma ettekandes, et tegelikult õpilastega võiks need kokkulepped sõlmida, õpilastega võiks need kokkulepped läbi rääkida. Kui paljudes koolides juba on õpilasi kaasatud nende kokkulepete tegemisse, eesmärkide läbirääkimisse? Võite käega julgelt märku anda? Mõned koolid on? 3, 4. Küsimus oli, et kas üldised kokkulepped või konkreetsed? Väga hea küsimus. Hetkel võib-olla isegi natukene mõtlen sellised kokkulepped, et miks me näiteks, või ütleme siis üldised kokkulepped, et kuidas meie koolis neid uurimis- ja praktilisi töid näiteks tehakse, missugune see juhend välja näeb ja nii edasi, et sinna õpilasi kaasatud näiteks. Okei, väga hea. Aga lähme edasi. Oleme Ivoga töötanud läbi mingisugused... Ma saan aru, et mul on hea meel, et meie teema tekitab emotsioone. See on suurepärane. Nii, aga lähme edasi. Oleme töötanud Ivoga läbi ja lugenud erinevaid dokumente, mis käsitlevad siis kas siis ülikoolide tasandil või siis gümnaasiumite tasandil akadeemiliste tööde koostamist ja just tehisaru siis kontekstis. Ja üldised sõnumid on siis see, et üldiselt ei rakendata ei ülikoolides ega siis ka üldhariduskoolides digivahendite kasutamise keeldu. Aga gümnaasiumis siis tavaliselt ei tohi tehisintellekti kasutada nendes etappides, kus on just oluline koostaja isiklik panus. Aga ka Riinu ettekandest tuli see välja ja Riin samamoodi küsis, et kuidas me defineerime, mis asi see isiklik panus on. Ja see nüüd läheb kokku sellega, mis ma ennem rääkisin, et kui meil on erinevad oskused, mida me tahame, et lapsed selle töö käigus arendaksid, siis mis on see koht, kus me tahame, et just laps seda oskust arendab ja kus on see koht, mida TI võib tema eest vabalt ära teha. Siis mõlemal tasandil tohib tehisintellekti kasutada toetava tööriistana, a la täitsa selle teema võib-olla alguses ajurünnakuks, teksti toimetamiseks näiteks. Ja mõlemal tasandil saadakse ka aru, et TI kasutamise usaldusväärsuse tuvastamine on võimatu. Seega pigem lastega kogu aeg rääkida, miks on töö tegemine oluline, tema enda oskuste arendamine oluline, et tõsta jällegi seda tõenäosust, et laps ise tahab ja teha seda tööd
just, et ma võib-olla tooksin siin puhul ka kohe juurde ära siis selle teema, et nii Eesti ülikoolid ja tegelikult see ei ole ainult Eesti ülikoolide lugu, ka Eesti koolid, gümnaasiumid on proovinud siis kasutada AI tuvastajaid või tehisaru tuvastajaid. Turnitin on üks, mida on kasutatud, Original oli selle vanasti, selle nimi on igasuguseid veebipõhiseid tasuta versioone, nad tegelikult kasutavad kõik seda sama LLM-i seal taustal, ehk siis suuri keelemudeleid. Ehk siis suur keelemudel tuvastab suurt keelemudelit. Suurte keelemudelitega, kes teist on informaatikaõpetajad või kes on lihtsalt rohkem kokku puutunud suure keelemudeli tegevusega, siis suur keelemudel ei ole deterministlik mudel. Mida see tähendab siis, et suur keelemudel ei ütle sulle kunagi, et üks on kindlasti üks. No, sa võid, ütleme niimoodi, sa võid teda koolitada niimoodi, et üks on alati üks, aga ta on alati vahemik. Ja nende vahemike häda on selles, et koolis 4 plussil ja 5 miinusel on päris suur vahe. Mis tähendabki siis seda, et igasugused tehisaru tuvastajad, igasugused tehisaru ravimid, mis lubavad, et ma tuvastan selle sulle kindlalt ära, eksivad. Ja Ameerika ülikoolid ilmselgelt hakkasid nendest loobuma sellepärast, et neil hakkasid esimesed kohtukeisid sülje sadama, sellepärast, et Ameerikas, kui on üks asi, mida kardetakse, siis see on kohus. Siis tegelikult ka Eestis on kahjuks tänaseks hetkeks paar juhtumit olnud, kus ka eksamikomisjon riiklikult võib kasutada tuvastajat. Kahjuks olen ka ise sellega teravalt kokku puutunud koolijuhina, mis ärgitas mind ka ühel hetkel tiihüppe juhiks kindlasti kandideerima. Nii et kõikides nendes asjades minu selline tunnetus on see, et ega me selle siin on seda väljendit nüüd juba hästi palju kasutatud, mis see hambavastaja, mida kõike veel, eks ole. Aga kõikide nende asjade taustal, kui me teame, et see tegelikult ei anna tulemit, siis on ka seda mõttetu kasutada. Ei ole olemas antud hetkel enam sellist tööriista, millega tehisaru loodud teksti oleks võimalik 100% kindlusega märgata. On ainult teatud asjad, mis annavad ära. Siiamaani ChatGPT-le meeldib panna näiteks väga pikkasid mõttekriipse. Mitte keegi meist ei kasuta neid nii palju mõttekriipse kui ChatGPT. Ja üks asi, mis talle veel meeldib, teatud asjad, mida ei ole talt veel välja võetud, aga küll need ka võetakse ühel hetke välja, talle meeldib tihtipeale kasutada sellist lauseehitust nagu mitte see, vaid see. Ehk tal on mingid väga tüüpilised lauseehitused, mis on hästi selgelt mitte inimene niimoodi ei kirjuta. Ja lihtsalt see häda hakkab ka sellest muidugi pihta, et tänasel päeval õpilased väga palju kasutavad tehisaru ja me järjest rohkem kirjutame ise, nagu tehisaru kirjutab. Ehk siis meie süntaks muutub järjest rohkem sünteetiliseks, kui niimoodi võib öelda. Nii et mingis mõttes siin puhul on veel üks oht, mida ma tahan hästi kiiresti välja tuua, on see, et kui õpilased kasutavad palju tehisaru, hakkavad nad rohkem rääkima nagu tehisaru. Ja meie hakkame neid järjest rohkem kahtlustama, et nad on kasutanud tehisaru olukorras, kus nad ei ole kasutanud tehisaru. Nii et me peame nagu kogu aeg silmas pidama seda, et siin võib tekkida hoopis vastupidine oht, et me hakkame üle diagnoosima. Ja teine pool, kogu meie esitluse juures on, me mõlemad Piretiga nagu võtame endale seda teadvustame ka seda endale, et me oleme kasutanud siin päris palju materjale, mis on Yale, Harvard, MIT, tublid Eesti gümnaasiumid. Eestis ongi kõik gümnaasiumid muidugi tublid, aga fakt on see, mingitesse ülikoolidesse, mingitesse gümnaasiumitesse maailmas lähevad õpilased, kes on kõik ülimotiveeritud. Mis tähendab ka seda, et puhkudel nende reeglite koostamisel eeldatakse seda, et kõikide nende reeglite järgijad on igas hetkes loogiliselt mõtlevad inimesed. Me puutume igapäevaselt kokku kasvuraskustes noortega. Ja me peame arvestama sellega, et mida täpsemaks me suudame enda reeglid teha, seda rohkem see meid aitab. Nii et ka siin puhul üldised reeglid on toredad, aga mida täpsemaks me mängureegleid saame kehtestada,
seda parem. Aga lähme edasi. Kas selle teise juures siis tähendab ülikoolis tohib isiklikku panust AI-ga kasutada? Meil ei ole lihtsalt seda juhendites niimoodi välja toodud, et see, mis on juhendites välja toodud, et see on hästi tüüpiline Eesti gümnaasiumites on ju, et see isiklik panus. Et jah, magistritööde juhendites, üliõpilastööde juhendites ei ole seda niimoodi välja toodud. Eesti Ekspress tegi tegelikult selle kohta siin suvel minu meelest ühe pikema usutluse ka just värsketest magistrikraadi kättesaajatest, kes väga ausalt rääkisid, et nad on tehisaru kasutanud, 2 nädalaga said väga kenasti endal magistritöö valmis ja hea hindega. Et mingis mõttes ülikoolides kasutatakse üsna jõudsalt seda. Üks küsimus veel, väga hea. Ei, tere jah kõigile, ma olen Kohtla-Järve gümnaasiumist ja ka koolis on palju vaielnud sel teemal, aga praegu tahaks ühe kommentaari ütelda nagu võib-olla selle üldise teema kohta, et minu jaoks et tundub, et üks olulisemaid asju on see, et see fookus ei läheks nagu sellele, et me lihtsalt oleme nagu hullud, peame seda tuvastama, mida me ei suuda tuvastada või et meie ülesanne on ikka õpetada noort mõtlema, näha probleeme, neid lahendada ja nii edasi, kui ta teeb seda koos tiiga, nagu Mari-Liis ütles, eks, on õige nimi, jah? Nii, et selles mõttes, kui ta paneb kokku suurepärase uurimistöö, mis on läbimõeldud, mis on mõttekas, mis veenab mind, ma näen, et ta teab kõike sellest tööst, minu meelest super oskus kasutada tiid ju hästi, et meil nagu keskendus see vaidlusõpetajate hulgas ka just nagu meil tekkis nagu 2 vastandlikku poolt, ühed õpetajad, kes ütlesid, et mis me nooremad kusjuures pigem ütlesid, et miks me üldse midagi viitame, et kõik ju nagunii kasutavad, ja üldse, et õpetaja ka valmistab tundi ette mõnikord tiiga või AI-ga või kas ta hakkab seal tunni hoolikul, et nii, tere õpilased, ma nüüd tiid kasutasin 3. minutil ja 10. minutil, ma ei usu, et ta viitab, et oli üks kamp õpetajaid, kes arvas, et nagunii kõik kasutavad, mida me suuda tuvastada, ärme viita midagi, lihtsalt et seal töö alguses ta kirjeldab ära, kus ta kasutab ja teine kamp siis oli, kes arvas siis rohkem sinnapoole, et kui ta on loonud selle lõigu, nagu teie varem siin kirjeldasite, et siis ikkagi võiks seal olla see viide, mitte sisuline, mitte autori viide, et ma ei tea, Harris 2000 on ja, vaid et see lõik on loodud koos AI-ga on ja, et siis ta ikkagi viitab, mina olin selle poole esindaja, sest minu meelest on oluline teha vahet, mis ta kirjutas ise, mida kirjutas AI on ja. Ja siis see jõuab lõpuks ikkagi ju selle küsimuseni, et see on aususe küsimus. Igaühe südametunnistuse küsimus, kas ma tegelikult tegin kogu töö AI-ga ja ainult 10 lõigu taha kirjutan, et tegin koos AI-ga või siis panen nii, nagu ma tegelikult nagu tegin. Et mina arvan, et see on väga sisemine küsimus igal õppijal, mis ta siis lõpus kirja paneb, aga tal võiks nagu olla see kohustus võib-olla ikkagi näidata seda, mille tegi siis koos temaga tekstiloomes, võib-olla 10 aasta pärast see pole aktuaalne, aga pigem on huvitav, et kuidas siis uurimiste konkursikomisjon näiteks hindab, et kui me ei tea, et koolides on erireeglid, et 2 tööd on kõrvuti, võib-olla mõlemad on AI-ga tehtud, aga üks viitas, teine ei viidanud, no vot, see on huvitav küsimus. Väga hea. Kõik õiged tähelepanekud. Ma ise ka arvan nagu seda, et üldiselt peaks meie tähelepanu olla suunatud sellele, et õpilane õpiks selle protsessi käigus midagigi. Ja selle keelamise ja nende reeglite otsimine, see on alati niimoodi olnud, et keegi hiljuti näitas mulle üht kampaaniat, kui Ameerikas tulid kalkulaatorid koolidesse. Et selles, et see on hästi levinud, et me tegelikult ei tohi tehisaru ja kalkulaatorit nagu liiga suurt võrdusjoont sinna tõmmata, aga mingis mõttes see etapp on kunagi nagu kalkulaatoritega veidi sarnasel viisil nagu läbi käinud, et neil olid ikkagi nagu päris suured aktsioonid, et kalkulaatorid tuleb keelata ja koheselt, kui kalkulaatorid klassiruumi jõuavad, siis lõpeb matemaatika õppimine ja inimesed jäävad kohe lolliks. Et see on mingis mõttes selline progressi hirm on alati eksisteerinud ja progressi peabki mingisuguse kriitilise meele peab alati progressi suhtes jätma, aga teatud asjade kontekstis on ka nagu see, et mis meil õpetajate nagu põhiroll on see, et neist saaksid tublid ja täisväärtuslikud kodanikud Eesti riigile. Nii, aga lähme edasi.
jah, ja võib-olla siis Liliani mõtet edasi arendades on ju, et me peaksime siis toetama võib-olla seda sellist nagu tõhusamat integreerimist, tehisaru tõhusamat integreerimist, et kuidas seda siis teha, tutvustada tööriistu, arutades väljundite kontrollimise üle, on ju, käsitleda võimalikku kallutatust, inglise keeles mõiste bias, tehisaru väljundites, on ju, õpetada siis lastele nende viipade ja promptide koostamisoskusi ja pakkuda siis alternatiive neile õppijatele, kes ei soovi neid tööriistu kasutada. Ja lisaks siis kindlasti kõikide ainete kontekstis ka läbi mõelda ja siis kirjeldada need ootused varakult ära ja siis õpetajad ja õppejõud tegelikult saavad siis head eeskuju anda ja jagada siis oma tehisaru kasutamise kogemusi, et õpilased kindlasti õpivad õpetajate kogemustest ka väga palju. Ja siis kindlasti tuleks mõelda selle peale tehisaru kasutamise kontekstis, et kõigil oleks võrdne ligipääs, et mitte ainult nendel lastel, kellel on rohkem raha ja saavad endale osta selle tasulise versiooni, vaid et ka kõigil oleks siis võrdsed ligipääsud ja see on midagi, mida me oleme siis TI-hüppes püüdnud tagada. Just, et tõepoolest, et praegusel hetkel need on siis selle ülikooli mõtted, mida me antud hetkel esitleme, eks ole, aga see on tõesti üks nendest asjadest, mis ka, kui president välja kuulutas TI-hüppe veebruaris, siis kogu selle TI-hüppe üheks eesmärgiks ongi võrdne ligipääs nii meie õpetajatele kui ka meie õpilastele, aga õpilaste kontekstis ma muidugi siis toonitan seda, et see versioon, mis õpilased saavad, ei käitu sellisel viisil, nagu me tavaliselt eeldame, et tehisaru käitub, ehk siis ta ei jookse, et kui te olete professor Jaan Aru paari intervjuud kuulnud, siis ta kohe kindlasti ei hakka esmajoones kohe vastuseid andma neile, vaid ta tegelikult ärgitab õpilast hoopis kaasa mõtlema. Aga kõik Eesti gümnasistid siis tõesti selle võrdse ligipääsu saavad. Viimaste andmete kohaselt asi ei ole ammu enam meie taga, see on see reklaamiminutid, et asi ei ole meie taga, miks õpilastel, tegelikult veel üks asi, õpilastel on nagunii ammu asjad käes. Neil on interneti vahendusel, on neil nagunii ammu asjad käes, neil toimus TI-hüppe 2023 alguses ära. Õpetajatel siin toimub TI-hüppe praegu. Et tegelikult õpilaste siis see õpirakendus pigem on liikunud detsembri alguses, sest seadusandjatel on veel mõned pügalad vaja ära täita. Vot. Jah, ehk siis kuna see tehisaru muutub aina paremaks ja õppimistulemuste jäljendamises, et meil on väga keeruline juba vahet teha, et mis on TI loodud, mis on õpilas enda loodud, on ju, et kus on see isiklik panus. Et siis tuleb rohkem keskenduda sellele, et see õppimisprotsess ja õppija arengule pannakse rohkem rõhku, mitte ainult siis sellele lõpptulemusele. Ja üks asi, mida ka Riin mainis, mul on väga hea meel, et meil Riinuga ikkagi need esitlused väga suures osas kattuvad, et peaks arendama lastes ja tegelikult meie TI-hüppe ülesanne on õpetajate TI-kirjaoskust arendada, aga siis kindlasti läbi mõelda, et mis on need tehisintellekti kirjaoskuse, jällegi erinevad alaoskused, mida me koolis saame siis lastel arendada. Ja vaatame natukene täpsemalt sisse, mis asi see tehisintellekti kirjaoskus on või tehisaru kirjaoskus. Tehisaru kirjaoskuse eesmärk on, et siis õpetajatel, õppejõududel, üliõpilastel, õpilastel, et nemad mõistaksid, mis on tehisintellekt, millal ja kuidas seda kasutatakse ning oskaksid seda siis kriitiliselt ja eetiliselt ja vastutustundlikult rakendada. Ja see siis hõlmab, nagu ka eesmärgis on ju, et seda kontseptuaalset arusaamist, mis asi see TI on ja mida see ei ole. Teadlikkust kontekstidest, kus siis TI-d kasutatakse, näiteks otsustussüsteemid, sisu loomine, soovitused ja nii edasi. Siis hõlmab ka kriitilist ja eetilist lähenemist, see on siis osa
tehisintellekti kirjaoskusest ja seal hulgas siis ka sellest kallutatusest, läbipaistvusest ja vastutusest ja ka jah, siin on siis meil see allikas, millele me baseerume ja tegelikult ka Riin viitas sellele. Just, et tegemist on siis 3 erineva organisatsiooni poolt loodud raamistikuga. Sellele aitab siis kaasa OECD, sellele aitab kaasa Ameerika tehnoloogia ja informaatikaõpetajate organisatsioon code.org ja 3. siis ka Euroopa Komisjon. Ja mis ma selle lihtsalt raamistiku juures, ma soovitan teile sinna sisse vaadata, aga ma soovitan teile umbes kuu, te võite muidugi kohe ka vaadata, aga kuu pärast peaks lõplik versioon üleval olema. Ja miks ta on paljudele riikidele väga oluline on sellepärast, et OECD 2029. aastal esimest korda enda PISA uuringus liidab meediakirjaoskuse külge ka tehisaru kirjaoskuse. Ehk siis meediakirjaoskus ja tehisaru kirjaoskus hakkavad olema ühe mõõdikuna PISAs. Ja see on muidugi hästi paljudele riikidele hästi selline väga hea, väga selge, nüüd me saame hakata siin 15-aastastega tegelema, sest et igasugused nimekirjad on ju olulised. Ja kõige selle juures, ma arvan, et see on olnud nagu meeletult tark samm, et nad meediakirjaoskuse ühendasid siis sellise tehisarukirjaoskusega, aga meil tuleb siin varsti üks tore joonis, sest seal on see valdkond on natuke laiem kui ainult meediakirjaoskus. Ja Eestis me oleme siiamaani siis HTM-iga näiteks rääkinud, et tegelikult tehisintellekti kirjaoskus võiks olla seotud siis hetkel on meil digipädevus, on ju, et digi- ja meediapädevusega. Ja tegelikult üks raamistik, millele ka Riin viitas, oli DIGCOMP 3, on ju, kus siis ta ongi juba täiesti nagu lõimitud sinna alaoskuste, digipädevuse alaoskuste juurde. Just, et Digital Competencies 3 raamistik tuleb ka nüüd Euroopa Komisjonil varsti välja. See on siis tegelikult see, mille alusel Euroopas ka nii mõnigi kutsestandard omavahel seotud on. Ja sinna juurde siis DIGCOMP 3-le on põimitud tehisaru või tehisintellekti, heal lapsel mitu nime, kirjaoskuse erinevad etapid, et see tehisaru kirjaoskus ei ole nagu eraldi oskus. Mõtlen, järgmiselt slaidilt tuleb see jube hästi välja, et vaatame need asjad veel ära. Aga nii nagu iga pädevus, näiteks õpipädevus või suhtluspädevus, on ka digikirjaoskus kui nagu pädevus seotud erinevate teadmistega, näiteks, et mis on tehisintellekti roll ühiskonnas, mis on selle võimalused, mis on selle nagu limitatsioonid, ehk siis, et kui me ütleme, et me oleme omandanud tehisintellekti kirjaoskuse, siis see tähendab seda, et meil on teadmised, meil on oskused, näiteks kriitiline mõtlemine, koostööoskus, probleemide lahendamine, nagu te näete, kattuvad juba teiste pädevustega, on ju? Siis ja ka hoiakutega, hoiakud näiteks nagu uudishimu ja vastutustundlikkus. Nii, ja siin on siis need teised allikad, millele Ivo just viitas ja hiljem, kui te saate selle esitluse, siis te saate kohe otse linkidelt minna sinna. Et hästi palju mõnusat materjali ja hästi loetavaks ja lihtsaks õpetajatele kohe võtmiseks on need mõnusasti ka tehtud. Ja võib-olla keegi teist on juba käinud näiteks code.org lehel. Juba oled, väga hea. Nii. Jaa, vot, seda ma tahtsingi. Et igatahes võib-olla miks see joonis hea on, ta küll inglise keeles, aga teeme niimoodi, et varsti on ta meil ilusti eestikeelsena, pluss ka veel täiesti detailideks ja seibideks lahti võetud. Aga kõige selle konteksti juures on vahepeal see, et sellest tehisaru kirjaoskusest räägitakse, nagu see oleks mingisugune, põhimõtteliselt jälle mingisuguse ükssarviku otsimine kuskil maagilises metsas. Tegelikult on ta väga palju juba meile tuntud head lihtsalt uue nurga pealt. Ja vahepeal isegi üldse mitte niivõrd uue nurga pealt täitsa seda sama, mida me juba oleme koolis õpetanud.
ehk siis taaskord meediakirjaoskuse puhul, nagu te näete, meediakirjaoskus on ainult üks elementidest ja mis asi siis see, et olete ilmselt hästi palju intervjuudes viimasel ajal räägitakse, et õpilastest tuleb õpetada kriitilist mõtlemist. Et ainuke asi, mis mina olen välja mõelnud, et mis see tähendab, on see, et ära ole loll. Et kriitiline mõtlemine, et ära ole loll. Aga mingis mõttes, et kuidas me siis nagu hindame, et ära ole loll, eks ole. Esiteks sellist asja oli üldse ilus hinnata, aga teine pool selle asja juures on see, et järelikult lollusel peab mingi vastand olema ja sellel on kindlasti kategooriad. Ja sellisel viisil on seda võimalik ka hinnata. Meediapädevuse kontekstis ilmselgelt muidugi, eriti ka tänast maailma olukorda silmas pidades, kus Venemaa, Valgevene, Hiina teevad konstantselt erinevaid toredaid meediaoperatsioone kogu Euroopa Liidu suhtes. Ka Eesti meediafoon on siin paksult täis materjali, mille puhul sa saad aru, et kuskil Peterburi keldris mingi botifarm jooksutab ilusti eestikeelset teksti mingitesse kommentaariumitesse. Siis meil on lihtsalt põhimõtteline kohustus anda ka õpilaste tegelikult selgelt mõista, mis on need väga kohutavad näited. Puhkudel tulebki ikkagi minu meelest näitlikustada, et vot see, kui selliseid asju näed, eks ole, et siin tuleks nagu 5 korda tõsiselt mõelda, mida sa just nägid. Informatsiooni otsimise kontekst, taaskord asi, mida õpilaste puhul nad kasutavad ChatGPT-d praeguse hetkel nagu Google'it. ChatGPT ei ole Google. ChatGPT-l on alati selline asi nagu teadmiste cut-off point, mis tähendab siis seda, et mingist hetkest alates on mudel treenitud ja sinna täiendavate teadmiste sissepanekut ei ole toimunud. Ma võin teile tuua näiteks näite, ma just vaatasin, kui te lähete Google AI Studios, siis seal on hästi ilusti, ta näitab ära, millal mingil mudelil on cut-off point olnud. Gemini 2.5 Pro cut-off point oli minu meelest august 2025 kõige värskem. Mis tähendabki seda, et pärast augustit 2025 sinna ei ole uusi andmeid sisse pandud. See ongi see olukord ka, miks vahepeal mudel, muideks minu enda üks väga tore õpetaja Tartust kirjutas mulle, ütles, et tere Ivo, ma nägin, et sa siin jagasid enda seda mudelit, et ma siis uurisin, et kas sellel T-hüppel on OpenAI-ga mingi koostöö ja siis ei olnud. Aga ütlesin ka, et aga nüüd kirjuta uuesti see prompt sinna või see viip või kuidas iganes me tahame öelda, et otsi internetist, kas on mingisugune seos või mitte. Ja sealt tulid kohe, et ta ei ole mulle vastanud. Et ju siis ta sai vastuse kätte. Et ka siin puhul tegelikult õpilased arvavad, et alati toimub internetiotsing nende erinevate tehisarudega. Tegelikult ei toimu. Väga tihti ta võtab mudeli seest vastuse, sest et sellega ta hoiab kokku ressurssi. Ja tehisaru töötab ka ressursi, esiteks tehisaru on meeletult ressursi vaenulik, üldse maailma ressursi vaenulik masin. Ta töötab siis tokenite baasil ja tokenid on siis sellised, ma ei hakka teile transformeritest rääkima, ta paneb juppe kokku, eks ole. Tal on jupid koolitatud, mis on kõige tõenäolisem järgmine jupp selles protsessis. Ja ta püüab ka selles osas konservatiivne olla. Ehk siis tal on mõistlikum teha mitte veebiotsingut, sest veebiotsing kulutab veel rohkem ressurssi. Kui aga panna sinna sisse veebiotsing, siis ta tegelikult teeb suurepäraseid veebiotsinguid. Ja sinna tuleb ka öelda, et pane alati see viide juurde. Siis hakkavad need promptid muutuma juba päris heaks. Ehk siis ka mingis mõttes on endiselt see sama koht, et kas õpilane ise oskab promptida, sest nad kasutavad, nagu ühe korra veel ütlen, nad kasutavad seda nagu tavalist Google'it ja see ei ole Google. Ma lähen nüüd hästi kiiresti, paarist asjast räägin veel. Miks me peame selle digikirjaoskuse juures hästi tähelepanelikud olema just nimelt eurooplastena? Siin puhul me peame panema korraks endale, arvake Euroopa Liidust, mida tahate, arvake hästi, arvake negatiivselt, olge neutraalsed, vahet ei ole. Põhipoint on see, Euroopa on rikas
tänasel päeval ainult sellel põhjusel, et Euroopa on teinud kõik endast oleneva, et intellektuaalomand on väärtustatud ja kaitstud. Kui maailm otsustab, et intellektuaalsel omandil ei ole enam mitte mingisugust väärtust, siis tõepoolest nendel riikidel, kus lihtsalt musta kulda pritsib maa seest välja, tõesti ei ole probleemi. Kui norrakatel natuke pritsib seal seda musta kulda maa seest välja, aga see mujal nagu väga ei pritsi. Ja intellektuaalomand on see, mis on Euroopa rikkuse üks suurimaid väärtused olnud. Ehk siis see on ka üks asi, milles suhtes me peame ise siin nii-öelda eurooplaste eestlastena olema natukene ettevaatlikud, kui me ütleme seda, et sellel materjalil, kust miski pärineb, ei ole mitte mingisugust väärtust enam. Nagunii kõik varastavad. See ei ole okei. Sellepärast, et taaskord intellektuaalsel omandil on meeletult suur väärtus meie kultuuriruumis. See ongi see, mis on Euroopa rikkaks teinud. Nii et nendest asjadest peab rääkima. Andmeteaduse kontekstis tõepoolest, see on see matemaatika, gümnaasiumis on see üks tore matemaatikakursus, kus me tegelikult peaksime natuke õpilastega Excelis ka midagi tegema. Seal saab üks tubli matemaatikaõpetaja kindlasti viib õpilased vähemalt korraks arvutiklassi ja seal ta tegelikult võiks tõesti siis rääkida, et kuidas ka andmemahud tekivad ja kuidas ka tekivad andmemahud, mille pealt tegelikult hiljem on võimalik treenida. Me loome mingisuguseid datasette või andmehulkasid. Nende andmehulkade pealt tegelikult me viimegi nad mingite teiste andmehulkade peale ja nende pealt on võimalik tegelikult ühel päeval ka näiteks keelerobotit treenida. Disain mõtlemise kontekstis, kui me räägime tehisaru kirjaoskusest, siis me pigem räägime sellest, et nii mõnedki asjad tänapäeva koolisüsteemis tuleb mitte ainult nagu kolleegide vahel läbi rääkida, vaid tõesti päris mõistlik on nendesse vestlustesse ka õpilasi kaasata. Et kui ma nagu unistan suurelt, eks ole, siis minu unistus kindlasti oleks see, et teatud reeglite kontekstis hea klassijuhataja, hea mentor, hea aineõpetaja klassi kokkuleppeid ka selle tehisaru kasutamise osas nagu kokku lepib. Et see on ka, siin võib muidugi ka siin võib minna sellega nagu üle piiri, kui iga üks hakkab, eks ole, tegema. Et võib-olla sellest mentorist või klassijuhatajast piisab, kui tema käib teatud reeglid läbi ja enda klassi noortega need gümnaasiumis läbi räägib. Aga sellest olenemata selline laiem koos läbimõtestamine just selleks, et miks ma üldse siin koolis olen, miks ma siia gümnaasiumisse tulin, et kas ema käskis või ma tegelikult tahtsin nagu targaks saada. Et see küsimus tuleb ikkagi, seda küsimust tuleb päris tihti küsida minu mõnest. Eetika taustal kõik hästi toredad asjad, aga mul õnnestus just nüüd eelmisel nädalal rääkida enda ühe eeskujuga professor Dan Schwartz, kes Stanfordi ülikoolis on kirjutanud ka raamatu selle kohta, et kuidas me õpime. Ja ta vaatas ka sellele mudelile peale, ütles, et see OECD oma tundub nagu päris mõistlik, aga ta ütles, et üks asi on nagu tema meelest siin puudu. Ja ta ütleski, et see ilmselt sinna eetika alla nagu läheb ja see läheb hästi tugevalt kokku sellega, kui me räägime nendest AI companion või AI kaaslaste äppidest. Ja üleüldse, kuidas ChatGPT ka teiega räägib, ütleb, et tere Merle, kuidas sul läheb? Saarlastel ikka läheb kenasti. Et selles suhtes, et kõige selle juures nad suhtlevad nagu hästi meeldivad inimesed teiega, aga nad ei ole inimesed. Ehk siis üks kõige olulisemaid filosoofilisi küsimusi on tegelikult tänapäeval, me oleme jõudnud nagu sellesse Blade Runneri momenti, et mis teeb inimese. See nagu päriselt, me oleme nüüd selles hetkes päriselt kohal, kus me peame küsima eneselt, mis teeb inimese, sest et masin juba käitub nagu inimene, aga seal puuduvad emotsioonid, see on puhas tõenäosusteooria, mis ta teile vastab, see on ainult matemaatika ja mõni inimene armub matemaatikasse, tegemist on matemaatikuga, aga vahel, aga täpselt on ju, ja praegusel hetkel me kuuleme, eks ole, et selles on nagu must huumor, sest kahjuks me kuuleme ka päris nagu traagilisi lugusid sellest, kuidas inimestel tekivad parasotsiaalsed suhted tehisaru mudelitega, armutakse ära enda välja mõeldud tehisarusse. Nii et kõige selle taustal see filosoofiline küsimus, mis on olla inimene, on tänaseks hetkeks nagu käes ja seda peab nagu selles raamistikus küsima. Ja ma ütlen teile ühe asja nagu veel selle, kui ma enda selle pika monoloogi nagu ära lõpetan.
on see, et kõik see teadmine ei ole üksinda teie kohustus. See ei tohigi olla üksinda teie kohustus. Kui keegi arvab, et see peaks, et teie peate nüüd eesti keele kirjandusõpetajana või mis iganes õpetajad te veel olete üksinda selle kõik ära andma. See on ajuvaba. See ei ole võimalik, et teie annate selle üksinda ära. See on miski, mis on taaskord vajab ja selleks ka tiihüppe seda õpiringide asja utsitab tagant. Et need asjad on vaja õpiringides omavahel nagu ära rääkida. Kes mis teema eest vastutab, kes mis teemaga enda peale võtab, et tema ainesse saaks see külge lülitatud. Sest kui te arvate, et kuskil on mingisugune tehisaru kirjaoskuse kursus, mis peaks kõik nagu ära lahendama, sest et Eesti gümnaasiumis on nii vähe kursuseid juba, et siis ka jälle nagu ma kahtlustan, et see nagu väga ei aita. Et pigem see on midagi, kus tuleb omavahel kollektiivselt kokkulepet teha. Mina räägin sellest, mis on intellektuaalse õiguse teema ühiskonnaõpetuse õpetajana näiteks. Meediakirjaoskusest eesti keele kirjanduse õpetaja võiks kindlasti natukene rääkida. Informatsiooni otsimisest räägib kindlasti uurimispraktiliste tööde juhendaja või selle kursuse õpetaja. Koolid on erinevad. Ja eetikast me saame tegelikult kõik rääkida, sest meie peame olema need täiskasvanud ruumis. Nii, lähme edasi. Aga nagu Ivo ütles, ta lõpetab oma monoloogi, ma arvan, et meil on hetkel vaja teha üks jälle umbes mingisugune 3, 4, 5 minutiline pausikene, kus teie saate oma lauas rääkida kõike, mis me senimaani arutada, mis me oleme senimaani rääkinud, et need mõtted saaksid natukene settida, sest et kognitiivne koormus juba, ma näen, läheb päris hulluks, et siin tuleb veel teemasid peale, ehk siis see, mis me oleme senimaani rääkinud, uurimistööde koostamine, tehisintellekti kirjaoskus, kuidas need omavahel on seotud või ei ole seotud, arutage natukene oma lauas ja siis lähme edasi. Jälle hästi kurb on, et pean teid korraks jällegi katkestama. Ei taha üldse teid katkestada, aga kuulaks ikkagi mingisuguseid mõtteid, mis teil tekkisid ja Katrin on juba mikrofoniga sinna tahapoole läinud ja anna siis kohe julgelt märku, kui oled valmis enda mõtet jagama seal tagapool. No, meil oli ikka see ajaprobleem, et tore on rääkida, et juhendaja teeb seda, teist ja kolmandat ja et õpilane tuleb juhendaja juurde, aga millal? Ei, no, et meil ei ole seda aega, et millal me saame kokku temaga ja veel iga nädal, no see on täiesti välistatud. Meie koolis on, minul on 4 juhendatavat, sest neid on lihtsalt nii palju. Aitäh, jah. Aitäh, mina olen Kristina 32. Keskkoolist Tallinnast. Et meil tekkis küsimus siin paar slaidi tagasi, sul Piret oli üks, kus olid need rohelised, veel tagasi, okay. Rohelised mummud, vaata seal oli selline koht, kus oli öeldud, et pakkuda, et milliseid kõige viimane roheline, et milliseid alternatiive pakkuda nendele õppijatele, kes ei soovi neid tehisaru tööriistu kasutada. Ja siis tekkis väike arutelu, et kas me praegu siis oleme nagu leppinud kuidagi kokku siin ühiskonnas või hariduses Eestis, et see tehisaru kirjaoskus on nagu see, ütleme siis see üks, ma ei tea, üldpädevus või mida me kõik siis peame õppima, et pasta on väljas, eks ole, see on inimeseks olemise osa juba, kuidas me oleme inimesed selle tehisaruga, või siis meil on ka mingi teine variant nendele õpilastele ja minu meelest, nii palju kui mina oma õpilasi näen, siis ei ole enam, ma ei mõtle õpetajaid, et õpetajad ei taha kasutada või ei ole aega, on ju. Aga just õpilased, et tekib nüüd ka neid õpilasi, kes ütlevad just selle eetilise poole pealt, et kus meil on nüüd need keskkonnateemad, kus me nüüd, et me nagu ei taha kasutada, on ju, õpeta ise või et räägime nüüd. Et olgu, et me võime pakkuda nagu, et kas me
kasuta seda varianti või seda varianti, ära kasuta, loe õpikust, aga kas meil on mingi kokkulepe olemas või kuidas sellesse siis peaks suhtuma või mida õpilastele öelda? Jaa, väga head. Aeg utsitab meid tagant, aga ma alustan selle viimase küsimusega kõigepealt. Et esiteks tegemist on siis ülikooli hindamisprognoosiga, kuidas asjasse peaks suhtuma aastal 2030. Assessment 2030, eks ole. Ja pigem nad on kogu selle asja juures siis, ma arvan, niivõrd ettenägelikud. Ma lihtsalt lähen korraks nagu statistikasse, et kus me praegu Eestis oleme. Õppejõud Granström ja õppejõud Piretoppi Tallinna Ülikoolist tegid ühe uurimistöö juba 2024. aasta alguses, kus 2025 alguses avaldati nagu Eesti õpetajate tehisaru kasutamise protsendid, mis oli seal kuskil 50,3 vist Eesti keskmine või 51,3. Nüüd on juba need andmed täiesti vanad. Ja 2 kuud tagasi tuli järgmine uuring nende samade inimeste poolt. Need samad kogutud andmed, seal oli ka ligi 16 000 õpilast Eestist, klassid 6–12 ja gümnaasiumi õpilaste seas oli tehisaru kirjaoskuse kasutamine üle 90% 2024 alguses. See on aasta enne tiihüpet. Mida see nagu näitab, on see, et mahuliselt väga suur hulk õpilasi kasutab seda lausa iganädalaselt. Ma olen sinuga nõus 100% sellega, et on meil täiesti olemas õpilased, kes maailmavaateliselt ei olegi nõus kasutama, see on jumala õige, et nad ka sellise maailmavaate on endale võtnud, sest et kui nemad on keskkonnateadlikud noored, ja siis see keskkonnateadlikkuse küsimus selle asja juures on ülioluline, sest et see, kuidas tehisaru energiat kulutab, on päris põnev. Et selles suhtes, et seal nii-öelda lõplikult me ei saa nagu öelda seda, et kas see andmekeskuste nii-öelda, kuna seal toimub ka siis konstantselt uute tehnoloogiate optimeerimine, siis seal muidugi võib juhtuda nii-öelda üks teine paradoks, et optimeeritakse energiakasutus väga heaks ja siis selle kohta on paradoksil on oma termin ka. See on selline paradoks, kus mingi tehnoloogia muutub hästi odavaks ja siis me eeldame, et selle kasutamine langeb, aga see kasutamine hoopis teeb meeletult kõrge hüppe. J-tähega on selle inimese majandusteadlase nimi, mul ei tule tema nimi meelde praegusel hetkel. Ka selle andmeserveritega on tegelikult võib juhtuda täpselt sama asi, et ta optimeeritakse jube heaks, tegelikult neid andmeservereid ehitatakse ainult veel juurde, et neid ei lähe vähemaks ja see, palju nad värsket vett ära kasutavad, see on päris korralik. Ehk siis maailmavaateliselt jumala õige. See, et 2030 nemad on nagu arvestanud sellega, et need õpilased võivad olla see vähemus. Mul on selline tunne, et see vähemus olid nad juba eelmisel aastal. Aga Eesti riik minu teada sellist otsust ei ole põhikooli gümnaasiumiseadus ega riiklikus õppekavas teinud, et me peaksime praegusel hetkel ütlema, et me peame juba otsima alternatiivi. Et pigem me peame nagu arvestama sellega, et lihtsalt see õpilaste hulk, kes tehisaru kasutab, on massiline. Ja võib-olla, kui ma sain su küsimusest õigesti aru, et kas võib olla küsimus ka selles, et kas me oleme juba Eestis kokku leppinud, et me hakkame tehisintellekti kirjaoskusega tegelema, et me peame seda toetama. Ütleme niimoodi, et me oleme selle nagu täiesti alguses, aga ega tehisintellekti kirjaoskus ei tähenda seda, et me peame lastele ütlema, et sa pead kasutama. Millest see koosneb? See koosneb kontseptuaalsest arusaamisest, mis asi tii on. Ja iga laps ja iga täiskasvanu võiks ju teada, mis asi see tehisintellekt on ju. Ja lisaks veel teadlikust kontekstidest, kus tiid rakendatakse või et mis on need
kuidas kriitiliselt ja eetiliselt DI kasutamisele läheneda, ehk siis see DI kirjaoskus ei tähenda, et me peame kasutama, vaid me peame sellest aru saama. Just, et võib-olla see on ka üks asi, mida nagu DI-hüppe juhina ma tahan nagu hästi selgelt välja öelda, et DI-hüppe eesmärk ei ole see, et kõik õpetajad hakkavad DI-d kasutama. DI-hüppe eesmärk on see, et õpetajad saaksid aru, kuidas meie õpilased DI-d kasutavad ja õpetajad oskaksid planeerida enda tööd paremini, et meie õpilaste õppetöö toimuks edasi, sest praegusel hetkel on palju olukordi, kus nad ei hoia enda aju vormis. Jah, aga meie aju on praegu väga vormis, sest et meil on jälle uus teema. Üks küsimus oli veel, see aja küsimus. Aja küsimus on, no see ongi kõige karmim küsimus, eks ole. Eestis on nagu haridusvaldkonnas nagu 2 karmi küsimust. Anna aega või anna raha. Mõlemaga oleks jumal okei nagu. Et, ja mingis mõttes, kui raha ei ole, anna aega. Kui aega ei ole, anna raha. Ja ega ausalt öeldes, mina vaatan seda asja ka mingites olukordades nagu koolijuhi mätta otsas, siis nii kaua, kuni me põhikooli gümnaasiumi seaduse, ma räägin nüüd hästi isiklikus seisukohas, see ei ole DI-hüppe seisukoht. Isiklik seisukoht on see, et Eesti riiklik õppekava filosoofilised juured on nagu väga õiges kohas. See arusaamine sellest, et õpetajal on palju vabadust nendele esitatud eesmärkideni jõudmisel on nagu minust väga hea filosoofia. Lihtsalt see maht, mis me seal andma peame, on päris hea. Nagu päris hea. Et see nagu raamat on täis ja ma arvan, et sinna ei tohi ühtegi kohustuslikku kursust enam juurde panna, vaid pigem me peame nagu ühel hetkel, kui te lähete, minu hästi suur soov on, kui te ühel päeval lähete enda ainevaldkondadesse tagasi, riiklikesse ainevaldkondadesse, siis äkki järgmine kord, kui põhikooli gümnaasiumi seaduse osas vaadatakse riiklikule õppekavale otsa, kui riikliku õppekavale vaadatakse uuesti otsa, siis ei juhtuks seda, mis juhtus eelmine kord, et tegelikult mitte keegi ei olnud nõus ühtegi mahtu alla tooma. See oli ainult ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajad olid ainukesed, kes olid nõus vahetama ühe ajaloo kursuse ühe ühiskonnaõpetuse kursuse vastu. Nii lähme edasi. Aga siin on küsimus. Võib-olla ühe väikse mõtte tahaks selle asja kommentaariks öelda veel, et aega ei ole, et lihtsalt jäin mõtlema, et võib-olla või tahaks uskuda, et äkki see DI toob ka kaasa selle positiivse poole, et kui õpilane ongi kodus huvitatud, motiveeritud ja ChatGPT-ga mitu tundi oma uurimistööst seal nii-öelda diskuteerib, et äkki see hoopis vähendab ühenda töömahtu ja kasutab aega efektiivsemalt, et õpilane tuleb asjalike küsimustega sa juurde ja te saate poole kiiremini, poole kaugemale kui muidu, kui ta ei ole midagi kodus teinud. Ma võin ühe asja veel, et mitte jääda kinni negatiivsusesse. Ma võin positiivse noodina, ma võin kindlasti selle välja tuua, et nüüd esimene suurem uuring tuli välja, pärast saame ka lingi saata, mis siis uuris tegelikult nüüd juba mahuliselt, see ei ole Eestis tehtud, see on Ameerikas tehtud, mahuliselt uuriti siis, kas õpetajad võitsid aega siis DI-d kasutades või mitte. Ja konservatiivne siis vaade oli, et õpetaja, kes optimeerib enda töö ära, see optimeerimine alguses võtab täiendavat aega. Aga oli võimalik võita aega kuni seal 15–30%. Ehk siis pigem nii-öelda õpetaja töös on tehisaru kasutamine täiesti võimalik sellega aega võita ja seal oli ka esitatud see küsimus, et kas see kvaliteedi langus nagu tekkis sinna ja selles uuringus nagu ei tekkinud. Et ma panen selle lingi pärast juurde, saate ise sellega tutvuda, aga lähme edasi. Ja üks teema, mida me kindlasti peame ka arutama ja teie oma koolides ka veel kord kolleegidega ja õpilastega läbi arutama, on siis akadeemilise aususe teema. Ja leidsin Miina Härma gümnaasiumi akadeemilise aususe juhendi, mis juba mida täna ka tutvustatakse, siis ma väga pikalt sellele ei peatu, aga jah, see on ka kindlasti üks teema, mida siis praegu siin tehisaru kontekstis tuleks
nii kolleegidega veel kord läbi rääkida ja ka enda juhenditesse sisse kirjutada või siis uus luua, et mida me mõistame siis selle akadeemilise aususe all ja mis on võib-olla lihtsalt ausus. Aga kuna meid ka täna hetkel siin aeg ikkagi pitsitab, siis me natukene läheme siin juba kiiremas tempos. Hästi huvitav oli see, et kui ma hakkasin otsima ka, et mis see akadeemiline ausus on, et kuidas seda mujal defineeritud, siis hästi kiiresti kohe läksin sellise mõiste juurde nagu akadeemiline petturlus, et sinna on kohe väga selged kriteeriumid pandud, et mis see petturlus ikkagi on ju. Ja see on ka jah, tõesti need mõlemad teemad, akadeemiline ausus, akadeemiline petturlus tuleks siis koolides läbi mõelda ja hästi oluline ikkagi, et lapsed teaksid, kust need piirid lähevad, et see on selle mõte. Nii, ja kuidas siis seda akadeemilist petturlust ennetada õppetöös? Et jällegi Tartu Ülikool on siin hästi tänuväärset tööd teinud eesotsa siis eetikakeskusega, et rõhutada siis seda, et õppejõu roll ülikooli kontekstis, aga tegelikult üldhariduskooli kontekstis on õpetaja roll hästi oluline, et olla siin siis selle akadeemilise aususe tagaja ja mõned mõtted, mis siis sealt välja tooksin, käiks kiiresti läbi, aga kindlasti siin ma ei skipiks praegu, ei jätaks seda vahele, on siis esimene mõte kindlasti, et peaksid olema siis selged juhised ja avatud suhtlus õpilastega, mis siis koosneb järgmistest alapunktidest. Esiteks selged ootused, juhised igas aines, on ju, kirjeldada täpselt, mis on need hindamiskriteeriumid ja siis seletada akadeemilise aususe põhimõtteid, on ju, siis arutleda reeglite üle, mitte lihtsalt, et reeglid on need, vaid ikkagi arutleda ja see tundub juba praegu nagu tegelikult te kindlasti juba teate seda. Nii. Just, ja siis ka, mis tegelikult ülikoolis hästi selgelt eelmisel õppeaastal välja tuli, on see, et ka meil oli juhtumeid, kus tudengid magistritööde juures kasutasid tehisaru ja seda siis ilma viitamata ja oli ikkagi oli aru saada sellepärast, et tehisaru oli mõnusasti hallutsioneerinud, mõelnud välja erinevaid allikaid ja tudeng olid neid kasutanud ja siin tuleb nüüd see mõte ikkagi meil õppejõududena tuli, et võib-olla need tähtajad, mida me olime üliõpilastele seadnud, esiteks olid võib-olla ebamõistlikud ja teiseks ikkagi tudengitega ka võib-olla ei suutnud seda tähenduslikkust magistritöö kui sellise tähenduslikkust nagu hästi luua, mis tõttu tudeng ei näinud selle väärtust, ei saanud aru, miks ta seda teeb ja siis ka pöördub tehisaru poole. Ehk siis jah, võib-olla sellised mõtted siis siin. Ja muidugi hästi oluline on ka see, et nii nagu ülikooliski tuleks julgustada üliõpilasi rääkima raskustest ja küsima abi siis ka õpilaste puhul, et see eetikakeskuse arvates kindlasti sellist akadeemilist petturlust aitab vältida. Nii, siis hindamismeetodid mitmekesistamine on hästi lai teema ja tegelikult seda Pandora laegast ma ei tahaks väga hästi avada siin, aga lihtsalt mõned mõtted, et nende hindamismeetodite juures on hästi oluline ikkagi lastega läbi rääkida ja välja tuua, mis on need piirid, kus lähevad need TI kasutamise piirid, mis on lubatud ja mis ei ole. Ja siis loomulikult võiks ikkagi üle vaadata, et meil on praegu tehisaru ajastu, me ise TI hüppes kutsume niimoodi, et need hindamismeetodid oleksid ikkagi TI ajastule sobivad, et mis on need asjad, mida me päriselt tahame, et laps ära teeks ja võib-olla mingisugused asjad, mida võib tehisaru ära teha. Nii, ja kolmas on siis teadlik TI kasutamine ja aususe kultuuri kujundamine koolis ja klassiruumis, on ju. Ja siis seda aitab tagada see, kui meie ise, meie õppejõududena, õpetajatena jagame, kuidas meie TI-d kasutame ja siis õpilased saavad sellest õppida. Ja loomulikult ka palume õpilastel avaldada kasutatud TI tööriistad ja nende kasutusviisid, näiteks kuidas nad on kasutanud ja see on ka tegelikult juba päris mõnusasti mõndades
uurimistöö juhendites välja toodud hästi selgelt, kuidas peaks viitama, mida täpselt ja nii edasi. Ja koostage siis ülesandeid, milles on DI kasutamine sees, näiteks erinevate tekstide võrdlemine, materjali otsimine, teemakohaste küsimuste väljamõtlemine ja nii edasi. Ja tegelikult tuleks ka defineerida, mis see lubatud kasutus on ja kas täielik keelamine on üldse võimalik. Et gümnaasiumites hetkel, mis välja tuleb, on see, et tekstiroboti kasutamine on lubatud, näiteks ideede kogumiseks, uurimisküsimuste täpsemaks sõnastamiseks, nagu ka siin näide tuli, ja tekstide toimetamiseks ja tõlkimiseks on ka täiesti okei. Ja näiteks ka, kui on hästi palju mingisuguseid allikaid, et nendest mingisuguse esmase kokkuvõtte või ülevaate saamiseks. Ja keelatud kasutus on, siis jällegi tuleme selle isikliku panuse juurde, et nendes kohtades, kus see isiklik panus on hästi oluline, et me saaksime hinnata autori teadmiste ja oskuste arengut. Aga jällegi, kuidas me defineerime, mis asi see isiklik panus on, et seda ma väga soovitan, kui ma lugesin erinevaid juhendeid, et tooge see ka seal välja, et mis see isiklik panus siis täpsemalt on, et nii lapsed saavad aru, kui ka ma ei tea, vanemad võib-olla, kes toetavad lapsi ja nii edasi. Nii, ja siis viimane selline suurem teema, mida tegelikult ka Riin tutvustas oma slaididel, mina olen lihtsalt siia värvilisemaks teinud, on, mida kasutatakse juba Soomes. Soomes on ka õpetajatele koostatud selline AI või siis tehisintellekti kasutamise juhend, mis siis soovitab õpetajatel kasutada sellist raamistikku ja lastega ka võib-olla. Kui meil on selline raamistik paigas, siis erinevates kohtades me saamegi öelda, et siin selle ülesande juures võib-olla on tase 1, on ju, et siin me ei kasuta seda tehisaru või et siin on siis saame seda tase 2, ehk siis tehisaru kasutamist ainult planeerimise juures kasutada ja nii edasi. Et selline raamistik siis võib-olla aitab ka koolis neid kokkuleppeid nii õpetajate kui ka õpilastega luua. Ja siis põnev teema, et kas tehisaru tuleks võib-olla täielikult keelata. Et Harvard arvab, et see on pigem ebaefektiivne, täielik keelamine, sellepärast, et esiteks tehisintellekti on võimalus ikkagi luua uusi õppimisviise ja võimalusi, mida tuleks siis ikkagi ära kasutada ja täielik keelamine piiraks õpilaste võimalust arendada vastutustundlikku tehisintellekti kasutamise pädevust. Siis võiks hoida sellist nagu pigem positiivset ja avatud hoiakut ja hästi oluline ka see, et nagunii on tehisaru kasutamise tuvastamine peaaegu võimatu. Seega pigem tegeleme sellega, et me ütleme, et fine, tehisaru on olemas, mõtleme, kuidas seda mõistlikult kasutada ja enda heaks tööle panna. Just, et ma võib-olla korraks kommenteeringi lihtsalt siia juurde seda, et me võime olla ka mingis mõttes nende, eks me teame nii mõndagi nendest õppimisviisidest, mis tegelikult ka tehisaru ajastul põhimõtteliselt ilmselt töötaksid päris hästi ümberpööratud klassiruumi meetodina näiteks. Aga kui me vaatame nagu sellist üldist fooni, siis see, et nad pigem ausalt räägivad, kuidas nad kasutavad või ei kasuta, on kindlasti hea, sellepärast et siin on lihtsalt see oht, et see sükene, nagunii tekib paratamatult või vähemalt on tekkinud ka erinevate õpetajatega suheldes Eestis, ka on see sükene üldine hoiak, et ma parem ei räägi, sest et ma ei tea, kas ma saan selle eest äkki karistada. Ja võib-olla nagu ka see oht või see ohutunne, et ma saan äkki karistada, sellega meil on mingis mõttes ühel hetkel palju keerulisem rääkida nagu sellest, et mis asi siis see tehisaru kirjaoskus ikkagi on ja et miks me tegelikult, mida me tegelikult tahame saavutada. Ka selle tehisaru kirjaoskuse maailma puhul me räägime ju sellest, et me tahame, et meie noor inimene, kes meil gümnaasiumist välja astub, on eetiline, taaskord on Eestile kasulik, tore, noor, tark inimene
ja ta tegelikult saab aru sellest, et missugused need reeglid aastal, ma ei tea, anno 2026 ühiskonnas on, sest midagi ei ole teha, ühiskond muutub, ühiskond areneb. Kui mina aastal 2008 gümnaasiumi lõpetasin, siis meil ei olnud tehisaru. Ja ma olen paar korda ise mõelnud, et kas ma olen nagu õnnetu, et ei olnud. Ma ei tohi öelda. Paari õppeaine puhul võib olla, aga üldjoontes elu oli lihtsalt teistsugune siis. Aga nüüd on ta olemas ja ma toon lihtsalt ühe näite ka, et maailmas on üks riik, kes on keelanud tehisaru kasutamist siis internetipõhiselt ligipääsetavusega, see on Hiina eksamiperioodil. Nad keelasid eksamiperioodil 8 nädalaks selle ära. Ehk siis samal ajal, kui Hiinas teeb 10 miljonid õpilasi korraga teeb eksameid, siis Hiina 8 nädalaks tõmbas siis kõik veebisaidid pani lukku, kus tehisarule ligipääs on. Muidugi ka Hiina rahvavabariik andis ka teada, et ega ilmselt sellel aastal ei ole seda väga mõtet teha, sest et tehisaru lokaalsed mudelid on tänapäeval sellised, mille sa saad panna endal telefoni ja ta töötab ilma internetiühenduseta. Ehk siis sul ei ole vaja enam internetti, et suuri keelemudeleid kasutada. Et väikesed keelemudelid töötavad päris kenasti juba telefoni peal ja need on täiesti lokaalselt, siis internetiühendust ei ole vaja. Nii et laias laastus tegelikult see sükene täielik ärakeelamine on natuke süke Potjomkini mängimine, et see ei ole lihtsalt enam võimalik. Jah, ja siis teine teema on see äärmuslik läbipaistvus, et kas see on mõistlik või pigem mitte. Ja kõige detailsemad nõuded on siis esitatud ikkagi gümnaasiumite uurimistööde juhendites ja HTMi soovitustes, kui me võrdlesime siis erinevate ülikoolide juhenditega. Ja siis tuleb välja, et ikkagi soovitakse, et need kasutusviisid oleksid kirja pandud, sisend ikkagi ka avalikustatud ja väljundi ja muudatuste kirjeldamine, et tuleks kirjeldada, et milline oli tekstirobotit saadud see väljund ja mil määral seda siis muudeti. Ja siis ka sisuline viitamine, et jällegi Miina Härma siis saab oma juhendit täpsemalt tutvustada. Nii, aga viitamisest ma arvan, et me ei hakka siin rohkem peatuma, ma arvan, et see teema ikkagi tuleb. Ja ma lihtsalt igaks üks toon välja, et kuna enamus koole vist tänapäeval kasutab juba APA-t enda UPT-des ka, siis ma soovitan vaadata APA ametlikule lehele, seal on täiesti olemas APA ja Generative AI ja nad on sinna toonud välja tehisaru viitamise detailid, et kellel on, ma tean, et mõned teist siin on, ma ka vaatasin enne tänast neid erinevate gümnaasiumite juhendeid, et mõnel on päris detailselt tegelikult juba endal sisse kirjutatud, mõnel ongi lingina pandud, et vaata siia lehele, et seal nii mõnedki juhendid ilmselt nagunii on mõistlik enda kollektiivis natuke neid asju jälle läbi arutada ja võib-olla juhendit natukene uuendada, aga APA on jah saanud tehisaru viitamise värskendused kirja ja need on nagu, ma arvan, need on päris head, pigem neid kasutada, aga jah, siin ongi üks siis see nüanss, et mis maani me nõuame, eks ole, neid. Aga nagu ma ütlesin, me hetkel sellel teemal rohkem ei peatu, lõuna tuleb kohe juba peale. Grammatika parandamise eest viitamine tegelikult jällegi ei ole otseselt vaja, on ju. Pigem on see põhimõte, et kui me kasutame tööriistana, siis me ei pea, aga kui ta läheb nagu sisulise väljundi kategooriasse juba, et ta hakkab ise toodma mingit teksti, mille me võtame, lihtsalt kasutame, et siis seal juba need piirid tulevad ette. Jah, et see teadvustamise element on tegelikult nagu oluline, eks ole, et mingis mahus peab nagu eneselt jälle nagu küsima siis seda ka, et kui palju keelekorrektuuride tegemine tegelikult ChatGPT-ga erineb sellest, mida tegelikult juba professionaalne Microsoft Word oskas teha. Et, ja kas te iga kord, kui õpilane oskas Microsoft Wordi kasutada, kas te siis käskisite talle öelda, et ma kasutasin Microsoft Wordi autokorrekti?
ilmselt mitte. Ilmselt kuna me teadsime, et tekstiredaktoris on need tööriistad juba olemas, siis me ka ilmselt eeldasime, et kui ta on natuke nutikam, siis ta kasutab juba seal redaktoris teatud võimekusi. Nii et tõlkimise kontekstis mina oleksin, taaskord, mina räägin isiklikust seisukohast, mina oleksin nagu selle tõlkimise osas võrdlemisi leebe, sest et tõlke tööriistu on lihtsalt kogu maailm täis. Ja Google Translate, mis oli ka machine learning või masinõppe põhjal loodud tööriist internetis juba ammu, me kõik oleme neid kasutanud, vabandust. Nii, aga jah, võib-olla siis lõpetame siinkohal ära, et TI-hüppe üks eesmärgidest tõepoolest, millega me ka alustasime, on ju, et koolides vaadataks üle ja täiendatakse siis vastavalt kokkuleppeid TI tööriistade kasutamise osas ja kokkulepete tegemisse meie poolt siis sõnum on, et kaasake kindlasti õpilasi, et tekitada neis seda tähenduslikkust ja omanditunnet nende kokkulepete osas ja nende kokkulepete järgimise osas. No, point on väga õige, selles suhtes, et kas kõige olulisem on lõpp-produkt või protsess. Ilmselt me peame olema veel tublimad protsessi hindajad kui lõpp-produkti. Aga suur tänu meie poolt. Aitäh. Jah. Aitäh. Mina ka tänan, ma olen väga tänulik, et tulite. Aitäh. Meiega siin. Juba sulle ka võib komme.